Hello! Lõin nüüd eelmine nädal vlogiga vahele, aga ma arvan, et pole hullu. Eelmine nädal oli ka veits kiire ja siis oligi nii, et ma ei jõudnud midagi vlogida. Aga see nädal, täna on teisipäev ja ma mõtlesin, et miks ka mitte see nädal vlogida. Ja täna on muide vastlapäev ja ma mõtlesin teha ise kukleid. Ma olen ühe korra elus tegelikult teinud neid vastlakukleid vastlapäeval ise ja see on mingi 10 aastat tagasi ja see ei läinud hästi. Need kuklid olid põhimõtteliselt nagu kiviklotsid, võib vist öelda nende kohta ja kuidas süüa nad eriti ei kõlbanud. Aga täna ma leidsin mingi retsepti ja ma paningi kerkima. Ma paningi kerkima siia selle taina. Ma ei tea, kas on hea mõte praegu tõsta üldse seda asja või. Ma loodan, see midagi ära ei riku, igatahes siin see toimub. Ja ühesõnaga see siis kerkib mul siin. Ma tegelikult eile olin terve päeva kodus pikali, sest kõht ei olnud väga hea, mul oli süda paha, pea valutas. Ma ei tea, kas see mingi viiruse asi, aga täna on õnneks parem olla. Ja kuna me pole siin nüüd paar päeva õues väga käinud, sest ilm on suht selline kehv olnud, meil oli mingit sorti see tormihoiatus siin isegi, aga õnneks pole tormi olnud, on ainult selline vihmane ja veits selline pime olnud. Jah, kuna me oleme nüüd kodus istunud, siis täna tuli mõte, et võiks kuskile õue veits liikuma minna, sõita kuskile ja meil on vaja paar asja osta. Ehk siis me käime ilmselt Ikeas ja sööme lõunat Ikeas. Ja siis me avastasime selle, et siin meile suht lähedal on Jyskil oma outlet, kus see on nagu väga-väga suur selline Jysk ühesõnaga, kus on erinevaid asju osta. Ja seal oli tõesti nagu tavalistest Jyskidest oli see suurem ja seal oli megasuur valik erinevad mööblit ja igast küünlaid ja kõike. Siis lähmegi Ikeasse ja Jyski ilmselt. Ma loodan, et vihma ei hakka sadama. Siis nagu on tore. Täna on ka selline veits pimedam päev. Lähme vaatame siis esimesena Ikeasse. Aga selle ma jätan siia seni kauaks kerkima ja õhtul teeme neist kukleid. Tulime esimesena ikkagi Jyski. Otsisime parkimiskohta mega kaua ja nüüd lõpuks panime auto lihtsalt Burger Kingi parklasse, mis on selle Jyski lähedal. Aga lihtsalt mis liiklus nagu Malagas siin ringtee peal vahepeal täiesti uupi kohast, pead kellelegi teed andma. Siis on sul ringteede peal vahepeal valgusfoorid nagu mingi 5-meetriste vahedega. Ja siis need on nagu üks on punane, teine rohe, täiesti nagu ebaloogiline. Igatahes nagu üli keeruline on aru saada, kuidas siin asjad käivad. Mina ise autoroolis olla ei tahaks. Vot, aga praegu siis jõudsime Jyski. Kaardi peal on see outlet, aga ma ei teagi. Siin nagu otseselt. Okei. Igatahes jah, Malagas, kui otsite, siis vist kaardi peal Google'is on vist ikkagi Jysk outlet on ju. Et selline suur Jysk. Leidsin paki salfakaid, ilusad kevadised. Ja Rain läks juba kuskile ringi vaatama. Me kunagi ei vaata koos asju lihtsalt, sest mina vaatan palju aeglasemalt kõike kui Rain. Seega jah, ta läks juba oma teed. Me leidsime stange, seda meil vaja oligi. Nii et me võtame selle siit musta värvi. Aga Ikeasse vist lähme ikka, võtame riidepuidus sealt. Ja peeglit. Mul läheb natuke aega, jah. Ja siin Ikeas on iseteeninduskassad, nii et sa ei peagi minema sinna kassasse tellima, kuigi saad minna ka, kui soovid. Ja mida muud sa ikka Ikeas tellid kui lihapalle. Nii meie tagasihoidlik kordisisu siis kann, riidepuud, kingalusikas, mida me väga ammu juba oleme mõelnud osta, aga iga kord ununeb ära. Ja muidugi väike küünal. No vaatame kohe sinna toidu poolele ka, äkki me saame sealt ka veel midagi. Ja siin Ikea kõrval Malagas asub veel selle koha nimi on mingi Plaza Major on ta vist nimetus, aga ta on põhimõtteliselt nagu selline outlet linnak jällegi.
ja seal on ka kõik suured mingid tuntumad poed olemas. Kuna ilm on praegu väga mõnus, siis me mõtlesime, et teeme seal ka tiiru peale. See outlet linnak siis tegelikult koosnebki 2 keskusest või sellisest nagu shopping tänavast. Üks on siis see MacArthur ja siis teine see Plaza Mayor paistab sealt. Seal on minu arust siis Zara ja H&M ja sellised poed ja siin on siis mingid sellised outlet poed. Ühe korra siin käinud varasemalt ka, aga täna tundub siin vähemalt mõistlik selline vaikne ja hea ringi vaadata. Tulime siia Adidasesse ja mõtlesin, proovin ühtesid kepse ja reaalselt vaadake, kui hea lahendus siin on. Sellised kotikesed, sa saad jala otsa panna, et saad nendega proovida. Ülimugav mu meelest. Meil tuli täitsa päike siin välja, nii et tulime lihtsalt istuma siia Starbucksi, võtsime ühe jääkohvi ja nüüd lihtsalt naudime. Me siin outleti poolel oleme vist suht lõpetanud ka. Me oleme mõndadesse poodidesse astusime sisse, aga midagi otseselt pole ostnud. Ma arvan, et me lähme sinna Plaza poolele, kus siis on Zarad ja need. Vaatame seal ka veits ringi. Kui mujalt midagi leidnud, siis vähemalt Mercadona toidab meid. Ma käisin võid ostmas, siis vahukoort tänaseks ja sellised asjad veel. Me vist hakkamegi nüüd kodu poole liikuma. Tahaks juba täiega teada, kas see tainas on ka kerkinud või mis sellest asjast saab. Igatahes jõuame koju ja siis hakkamegi neid kukleid küpsetama. Vaatame nüüd seda. See värk on päris palju kerkinud. Okei, nüüd ma pean sellest hakkama kukleid vormima ja poolest tainast ma teen siis kaneelirullid. Peaks esmalt selle ahjuplaadi valmis panema ja ahju vist sooja. Ma panen need siia peale. Ma mõtlen, ma või vist seda sama küpsetuspaberit kasutada. Okei, panen seda valmis. Nii, ma teen vist kõigepealt need kuklid. Vaatame, mis siit tuleb. Ma ei tea, kas ma peaks selle läbi sõtkuma, mida ma sellega tegema nagu peaksin. Uus teeb siis meeldivat häält. Nagu. Ma panen kõigepealt vist jahu siia ja siis selle taina siia peale. Nii, vaatame. Aga see jääb nagu siia külge kinni, ma ei kujuta. Okei. Nii, nüüd ma peaks vist tegema nagu mingid pallikesed, ma oletan. Aga see läheb nii kergelt katki, see tainas nagu. Nii kui ma tõstan, siis ta läheb kohe katki. Ma loodan, et sellest tuleb nagu mingi asi ikka. Ma ei kujuta ette isegi, kui suur see pall olema peaks, et vastavalt nagu. Või kui palju see kerkib veel. Okei, ma teen täitsa umbes mingid sellised. No, tundub päris hea. Nii, ma panin siia 6 kuklikest nüüd ritta. Veits eri suurusega jäid, aga ma arvan, et äkki pole hullu. Ja nüüd ma mõtlesin, ma sellest teen siis selle kaneelirulli, aga mul pole tainarulli. Ma võib-olla kätega siis silun selle kuidagi enam-vähem nagu siledaks. Siia kaneelirullidele ma üritaks kuidagi vist selle või kõigepealt määrida ja siis panna sinna peale suhkrut ja kaneeli ja siis ma ei tea, kas seda tainast annab nagu rullida, aga ma loodan täiega, et annab. Nii et siis prooviks seda kokku rullida. See katki läheks. See tainas on nagu päris pehme. Selles retseptis, kus ma vaatasin, oli kirjas, et pintselda muna või piimaga. Ma pole mitte kunagi varem piimaga pintseldanud, seega ma täna siis proovin selle piimaga pintseldada. Leidsin, ma ei tea, kuidas see välja tuleb või mis ta teeb. Ma olen tavaliselt muna kasutanud alati. Ma panin nüüd siia selle või, kaneeli ja suhkru ära ja nüüd ma hakkan proovima seda kokku rullida ja siis ma peaksin selle panema vist mingile sellisele alusele ühte kokku need rullikesed ja siis tuleb juba seda hakata vahustama. Ma loodan, et see läheb ilusti, et ta ei jää siia kinni. Praegu tundub suht okeilt. Okei, see hakkab veits siit katki minema. Ma pean äkki jahu siia juurde panema. Ma ei tahaks, et see katki läheb siit.
no kõik need ääred tulevad mega ilusti lahti ja siit ühest kohast lihtsalt järjest jääb kinni. Ma arvan, ma pole seda pärmitainet mitte kunagi ise varem teinud, ainult see üks kord, kui ma neid kukleid tegin ja siis see läks ka nagu metsa. Loodame, et seekord läheb paremini. Peaks nüüd selle otsaga kuidagi äkki kinni saama. Aga ma ei tea, ta mõnest kohast nagu ikka auguline. Okei. Ma ei tea, ma saan seda asja lahti ka lõigata. Praegu on ta nagu vast selline. Niimoodi tulidki taugud siia sisse, siinpool on ka üks. Nii et ma nüüd proovin seda kuidagi lahti lõigata. Ma panen veel siia neile ka natuke seda piima asja peale ja siis saavad neid juba ahju minna, aga kuklikesed siin kerkivad vaikselt. Ma arvan, et need on mingi 5 mintsa veel ahjus ja siis võib vist välja võtta. Okei, see taimer nüüd käis, võtame need kuklid välja. Suht pruunid, aga ma arvan, et on okei. Ma korra katsun. Ma ei tea, võib-olla nad peavadki sellist olema. Vaatame, vast saame proovida, aga ma tõstan nüüd need kaneelirullid siia. Ma loodan, et need vähemalt, kui need kuklid nüüd ei kõlba, et siis vähemalt need jäävad. Ma lasen neil natuke jahtuda. Tunduvad nagu kõvad pealt, ma ei tea, kas on okei, et need kõvad on pealt. Ma ei tea. Ma igatahes teen selle vahukoore nüüd valmis. Retsepti lugedes, siis seal pidi laskma köögirätiku all neil jahtuda. Ma loodan, et sellest on nagu abi, äkki nad siis lähevad pehmemaks. Ja kuna mul endiselt miksrit ei ole, siis ma hakkan käega seda vahukord vahustama. Poole peal annan Rainile. Ma jaoks võiks vist lõpuni vahustada seda. Ainuke jama asi on see, et neid vahukoort müüakse 3 paki kaupa, nii et see ei saa nagu ühte osta. Mul ongi, ma olen sellest ühest pakist jagu kõikidele kuklitele ja ülejäänud jäävad seisma mul. Nii ma panen siis suhkrut ka. Ma ei tea, äkki lukk. Teate, mis see on või? Okei, nüüd vahukoorega läks nii, et sellest sai või. Me kloppisime selle lihtsalt võiks. Nii et jumal tänatud, et mul on praegu veel 2 pakki seda vahukoort, nii et alustan otsas peale. Okei, selle pakiga läks paremini ja nüüd on meil õige vahukoor. Ja ma vist korraks vaatan, mis need kaneelirullid teevad. Okei, need on päris pruunid. Ma ei tea, äkki need on vannis. Ma korra pean käega vist katsuma natukene. Äkki ma peaks siia sisse kuidagi nägema või? Oot. Päris kuum. Okei, ma rohkem ei lase. Mulle tundub täitsa okei. Nii. Nüüd hakkame vaatama, mis neist kuklitest siin vahepeal saanud on. Kusjuures, kui ma niimoodi katsun, siis need on küll paremaks läinud selle rätiku all. Nad enne tundusid jumala nagu kivikõvad, aga nüüd on nagu pehmed. Vot nii. Ma hakkan nüüd vaatama seda saia siin lähemalt. No lõhnab vähemalt väga hästi. Nii, ma lõikan siis väikse selle mütsikese siis siit maha. Tegelikult nad oleks vist natukene võinud suuremad olla, aga ma peaks vist selle sisusid vist välja võtma veits. No, see tundub täitsa nagu õige asi. Nagu see sai on ülipehme. Ma ei tea. Nagu sai. Ma ütlesin täitsa okei. Nii, mul on seda pistaatsiakreemi nüüd sellest Dubai šokolaadist veel alles. Nii, ma panen veits seda siia. Niimoodi. Põhja. Kuigi see oli veits soolane, ma ei tea. Vaatame, kuidas see jääb. Nii. Ja mütsike peale. Tere! Ma teen mõned selle piinapateriga ja teised siis pistaatsiakreemiga ja siis vaatame, kuidas need kaneelirullid ka välja tulid. Me hakkame nüüd proovima neid kuklikesi. Tada! Ma tegin pistaatsiaga, siis tegin tavalised ja piinapateriga, vist olid selles järjekorras. No,
jah, vist oli. Mis tahad see küll? See esimene rida. See. Ma proovin siis tavalist. Noh, jääb vast lähe. Mida me hindame siis mitte seda saia. 10 palli süsteemis. Palv. No naerad. Ei no. Päris tutske sai. Ei ole, see on palju parem kui see oli, mis ma kunagi tegin. On ju? Paremuse poole. Võib-olla järgmine aasta on päris hea. Ei. Mida sa ajad? Minu arust ei ole nii hull. Okei, ta pole nagu mingi professionaalne vastlakukke. Aga nagu sai on jumala norm ju. No söödav. No 10 ma paneks mingi, ütle sa enne. Ütleme samal ajal. No. 3, 2, 1, 7. Näed ju? Aga jah. Oota, me peame kaneelsaiu ka proovima. Me sööme need ära. Ja siis natuke sääverest maitsime. See vist oled see natuke soolane. Kaneelsaiu ka. Soolane jah. Ma arvan, et see piinapater võib ka samamoodi soolane olla. Kas häirib? Issam, see kukkel kurku. Rain paar samal ajal seda stanget siin kokku, aga me hakkame kohe nüüd neid kaneelisaiu proovima. Ma siia seda möksi peale ei teinud, mida vist tehakse ka. Ühesõnaga Rain. Maitse panet teile, ma arvan, et sulle see meeldib palju rohkem. See on päris hea, jah? Meil õhulisem. On ju? Siia paneks õhuhoolt, see oleks hea. Pole hakkama. No on, aga siis peab ohustama hakkama. Ma arvan, et piirdume praegu nende kuklitega. Ma arvan, et ma seda sama tainast kasutaksin uuesti nendeks kaneelisaiade tegemiseks. Need jäid mega head ja õhulised. Ma ei tea, kui palju siit näha on. Tõesti nagu üli head. Ma ei ole kindel, et ma rohkem vastlakükleid üldse oma elus ise teen. Mida? Ma ei tea, kuidas saadakse nagu see õige ja üliõhuline tainas. See on nagu, jah, ta on nagu saiane liiga või ma ei teagi. Ta on hea, aga ta ei ole nagu see õige. Aga praegu me hakkame nüüd jätkame selle stangega. Meil on vaja tegelikult üks selline, ma ei tea, video, foto nurk siia tekitada. Sellepärast meil seda stanget ka vaja oli. Tegelikult oleks ühte suurt peeglit ka vaja, aga seda me täna ei leidnud. Nii et jah, me nüüd tegeleme sellega ja näeme juba homme. Eilne päev jäi täiesti vahele. Eile sadas terve päeva vihma. Õhtuks me suutsime ennast nii palju kokku võtta, et me tegime väikse tiiru pärast õhtusööki, aga ühesõnaga eile oli selline natuke kehv päev. Ja üldse siin on viimased päevad täiega sellised vihmased ja tuulised päevad olnud. Täna on selline enam-vähem, aga meil vahepeal oli täiesti suvi siin nagu ja see kadus lihtsalt ära. Aga praegu ma lähen postkaarti ostma, sest mul oleks täna vaja teele panna siit Eesti poole üks postkaart ja ma lähengi nüüd seda otsima. Pärast siis lähme postkontorisse seda saatma. Vanaemal sünnipäeval mõtlesin talle kaardi siit teele panna. Tulingi siia Tigerisse, siin on nii palju armsaid munadepühade asju juba. Oi, vaata mul nunnu. Siin on alati nii nunnud ja armsad kaardikesed. Ma mõtlesin selle võtta. Aga ma mõtlen huvitav, kas see saba siia ümbrikusse ka normaalselt ära mahub. Ma hakkan nüüd siia luuletust sisse kirjutama ja minu arust see luuletuse otsimine on kõige raskem selle kaardi saatmise juures. Minu arust on alati nii keeruline leida mingit sobivat luuletust ja nüüd ma tegelen siis sellega. Saingi selle postkaardi nüüd teele pandud. 2.15 maksis postmark sinna peale, nii et ma nüüd loodan, et see jõuab ilusti kohale. Üle-eelmine aasta saatsin vanaemale Paalilt ka postkaardi sünnipäevaks. Võite pakkuda kommentaaridesse, mitu kuud see reaalselt aega võttis, et see postkaart temani jõuaks. Ma poleks arvanud, et see asi nagu nii kaua Aasiast Euroopasse jõudmiseks aega võtab, aga võttis. Et pange kommentaaridesse, mitu kuud võttis aega postkaardil Aasiast Euroopasse jõudmiseks. Paalilt Eestisse siis.
ma käisin vahepeal kodus, panin pesu pesema, aga praegu me läheme lõunat sööma. Juba üks päev oli täiega mingi sellise Aasia toidu isu ja me pole tegelikult siin vist käinudki. Raamenit käisime ühes kohas söömas, aga mingeid nuudleid ja selliseid asju pole üldse siin kuskil söömas käinud ja täna otsisimegi mingi koha välja, nii et me lähme nüüd vaatame, kuidas seal toit maitseb. Siin on nii sushit kui nuudleid, isegi paosid ja poket saab. Me mõlemad võtame nuudlid. Need. Lõhn on küll ülihea ja portsed näevad väga ilusad välja. Rain võttis krevettidega, ma võtsin kanaga. Nii et pigistame ja hakkame maitsma siis. Üli maitsev ja Rainil oli nii palju krevettesid. What? Mul oli kanaga väga palju. Ja väga hea koht. Wabi-sabi. Aga nüüd edasi ma pean käima veits ostma endal mingeid iluasju, mis mul otsa on saanud. Ja Rain pidi vist toidupoodi minema. Ma käin siis vaja šampooni, balsamit ja mingid näoasju. Nii et lähmegi siis Truunisse, mis on siin selline suurem kett. Suht igas linnas need poed olemas ja mulle meeldib sealt kõige rohkem käia ostmas enda neid igast iluasju. See Truuni on mega suur pood, siis siin on nii lõhnasid kui kosmeetikat, šampoone, ma ei tea, igast asju, juukseharjasid ja kõike. Vahepeal on ilm selgemaks läinud ja ma jätkan oma kiiru. Tegelikult oli vaja sellist asja nagu päikesepuuder. Ma ei tea, kas seda asja enam niimoodi nimetatakse, aga see on nüüd siis selline see tumedam puuder, mis võiks sädeleda. Ma ei leidnud sellest Truunist seda. Seal oli küll igasuguseid mingeid kontuurimisasju, aga seda sädelusega sellist päikesepuudrit ma küll ei leidnud. Nii et ma lähengi nüüd otsin seda veits teisest poest. Ma käisin Kikos ka ja mul ei õnnestunud sealt ka endale seda puudrit leida. Seega ma pean seda vana edasi kraapima. Ma ei tea, kui kaua mul õnnestub veel sellega hakkama saada. Aga ma loodan, et ma kuskilt mingi hetk leian selle puudri. Praegu jalutan kodu poole, aga ma mõtlesin, ma käin tee peal veel korra Saarast läbi. Ma vaatasin tegelikult sellest keskusest ka erinevaid vöösid. Mul oleks uut vööd vaja, aga ma ei leidnud ühtegi, mis oleks nagu päris see olnud. Aga ma tean, ma Saaras millalgi vaatasin ja mulle jäi seal paar tükki silma. Siin on üks sellise ümarama kujuga ja üks on selline, ma ei teagi, natuke teistsuguse selle vandlaga. Ma ei suudagi nüüd otsustada, millist võtta. Ma ei tea, siin on nii pime juba, et ei tea, kas te näete ka, millise ma valisin. Võtsin selle, natuke selle ümarama vandlaga siis. Aga lihtsalt ma vaatan kahte vööd nagu mingi 20 minutit järjest ja ma ei suuda valida. Täiesti haige. Ma arvan, et siinkohal oleks hea selle vlogiga otsad kokku tõmmata, sest homme on meil veidike kiirem päev ja ma jõuaks niikuinii midagi vlogida. Parimal juhul ma homme õhtul ja laupäeval siis tegelen selle videoga, et see pühapäevaks ülesse saaks. Nii et aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmisel korral. Tšau!